Tervitused, pole ammu ühte videot teinud, kirjutasin enda kanalile sinna igasuguseid lisaasju, nii-öelda täiendasin seda kanali informatsiooni ja rääkisime sealt tööriistadest. Täna ma võtan kohe selleks puhuks kindlad käest ära. Meil on Makita DBO 180Z. See on siis akulihvija, mis töötab 18 voldiga. Ja selle jaoks ma võtsin muidugi ka enda ühe Makita aku, 5 amprine. Et 5 amprise puhul peaks töötama antud lihvija 40 minutit, aga ma võtan kohe nüüd lihvija andmed välja, sellepärast et siin karbi peal ei ole, kasutusjuhendi ma viiksin minema ilmselgelt ja hakkame vaatama, mis ta endast kujutab. Vaat. Tegu on siis aku Eccentric lihvijaga, Makita oma. Vaatame natukene tehnilised andmeid. Pinge on 18 volti. Pöörete arv 7000 kuni 11 000. Lihvketta läbimõõt 125 mm. Lisaks on kaasas paber, tolmukott. Helirõhutase 77 detsibelli, määramatu müra 3. Tarnekomplekti kuulub tolmukassett plastikust, kus sees on paber, tolmukott. Kummikatted käepideme ülaosas korpusel tagavad täpse käsitlemise. Nii. Antud seade töötab alates 3 amprise akuga. Meil on siin laua peal 18 volti, 5 amprit. Ei toimi 1,3 akuga. Aga võtame ta välja ja vaatame, mis ta endast kujutab. Tõstame selle aku siia kõrvale. Nii, kummalt poolt see nüüd lahti käis. Ma tegelikult ennem juba proovisin seda. Ma tõstsin ta lihtsalt praeguseks hetkeks ja sisse, ta on natukene tolmune. Nii, tolmukassett. Ehk siis näeb selline välja. Lahti käib ta siis niimoodi. Siin on ka tolmusuunaja siin sees. Ja siin sees, kui jumal annab, et ma kätte saan, on paber tolmukott, kuhu siis kõik lihvimistolm koguneb. Vaat, midagi raketiteadust ei ole. Nii, paneme ta kokku tagasi. Tõstame ta praegu siia. Mul on see isegi tegelikult juba paber külge mõndud. Nii, seade ise näeb välja siis selline. Sisselülitus, 3 kiirust. Ja siis on meil siin Eccentric, mis siis käib. Nii, tolmukott käib siis siia külge. Hops. Ja võtame siit ka aku. Nii. Selline ta meil välja näeb. Mitte midagi väga hullu. Algul natukene harjumatu. On siin küljes, kohe ütlen. See paber käib siis ära. Siit natukene üle oli. See paber käib ära. Tõmmates siit küljest sajane liivapaber. Neid on igal pool ehituspoes müüa. Paberi paigaldamisel on kindlasti vaja jälgida seda, et need augud oleks kohakuti. See on alati nagu A ja O. No enam-vähem said. Nii. Lisaks on ka mul siin üks 5x5 ja kindlasti ma leian midagi veel, mida lihvida. Puidumaterjali puudust ei ole. Nii, paneme ta käima. Esimene kiirus on 3. kiirus, 11 000 pööret. Teine kiirus ja
täitsa tundub, et toimib. Ei ole mitte midagi ütelda. See asi ka veel lisaks, et siia ei ole vaja metsikult peale suruda, ta on akuga piisavalt raske. Et ei ole vaja metsikult peale suruda. Teeme ka selle ääre puhtaks, siis on ilus vaadata. Noh, see laud läheb tegelikult nagunii küttesse, sest ta on propelleris ja tal on praod sees. Aga siit peaks olema ilusti näha. Tundub, et töötab. Laseme üle ka selle 5x5 ühe nurga siit. Nii, nüüd vaatame kähku üle ka tolmukoti, mis meil siit välja tuleb. Nii, teeme selle ilusti lahti ja ehk siis ta puhub automaatselt selle toru kaudu ja tolmukotti. Meil on siin nüüd imepeenikene tolm. Ja kuidas on nüüd öelda, väga äge masin. Et siis tolm väljub selle kaudu, tal on pöörded nii suured ja see õhu liikumine, et ta enamus tolmust 80%, võib-olla natuke rohkem vähem, täpselt ei oska ütelda, surub see tolmukotti. Vaata. Selline see aparaat on ja loodame, et ta teenib meid hästi. Sest et meil kulub ta talumajapidamises kulub ta ära, et kui puutööd teha, kas siis aknalauda lihvida, ma ei tea, mida iganes imeasju. Aga kuna me teeme treimistöid veel, Shaving Accessories Instagramist igasuguseid raseerimiskausse, pintsleid, et kellel huvi see vaatab, kindlasti ma lisan siia alla ka lingi. Aga jah, töötab. Väga rahul. Et kui teil on Makita tööriistad olemas, tuletan korra veel meelde, kui teil on olemas näiteks Makita akutrell, millel on 2 akut, siis teil ei ole mõtet osta, ma ei tea, aku ja laadijaga veel eraldi asja, sellepärast et teil on 1 laadija ja teil on 2 akut. Ja siis antud aku, korra tuletan veel meelde, et 45-40 minutit oleneb kiirusest, kui palju te peale surute, mida te lihvite. Võt, aga mina panen nüüd masina praegu karpi tagasi, sellepärast et otsest tööd ma talle praegu hetkel ei anna.